Täna räägime me sellest, kuidas inimesed sõnumeid vastu võtavad. Sõnumi vastuvõtmise juures kõige olulisemal kohal on tähelepanu. Aga kahjuks ei jätku meil tähelepanu kõige jaoks. Ja tihti juhtub nii, et tähelepanu ei jätku isegi sõnumi sisu jaoks. Eriti halb on asi siis, kui keegi proovib meie tähelepanu sõnumi sisult kõrvale juhtida. Seda märkasid tegelikult juba vanad kreeklased, kes ütlesid, et sõnumi sisu ise annab ainult kolmandiku sellest, mis mõjutab inimese veenvust. Seda mõjutab lisaks argumentidele ja mõtetele ka inimese maine ja mõjutavad ka emotsioonid. Hiljem on seda tõestanud Nobeli preemia laureaat Daniel Kahneman, kes on toonud välja, et enamiku oma otsustest teevadki inimesed vaistlikult oma emotsioonide ajal. Selleks, et sind ei saaks mõjutada nii, et sa sõnumite sisu ei analüüsi ja otsustad ainult emotsioonide ajal, peame me täna rääkima demagoogiast. Mis siis on demagoogia? Ja veel olulisem, kuidas seda ära tunda. Demagoogia on vigase loogika kasutamine argumentide asemel. Ja demagoogia eesmärgiks on juhtida sinu tähelepanu kõrvale sisult selleks, et sa teeksid oma otsuseid kasutamata kriitilist mõtlemist ja emotsioonide ajal. Demagoogia võtteid on mustmiljon. Argumentum ad hominem ründab kõnelejat. Argumentum ad antiquitatem ütleb seda, et asjad on alati nii olnud ja sellepärast me peaksime alati ka niimoodi edasi tegutsema. Õlgmees ehitab üldse argumendid, mida ei ole arutelusse toodud ja proovib ümber lükata seda, mida ümber lükkama ei peagi. Aga me ei pea tundma kõiki demagoogia võtteid selleks, et võidelda demagoogiaga. Me peame teadma seda, mida demagoogia üldjoontes teha proovib. Ta proovib teha 3 asja. Esiteks, juhtida sinu tähelepanu kõrvale sisult. Teiseks, sundida sind tegema liiga kiireid otsuseid. Ja 3, mõjutada sinu emotsioone selleks, et sa ei kasutaks oma kriitilist mõtlemist. Aga mida me siis teeme, kui me demagoogiat märkame? Sellest, et me lihtsalt hüüame, demagoogia ei ole ju väga palju kasu. Me peaksime õppima demagoogia loogikavigu lahti seletama. Esitan sulle taaskord paar näidet. Sina proovi kirjeldada, millisteid kohti sa märkad, mis võiks olla demagoogilised, mis võiks vastata demagoogia tunnustele. Pane video pausile. Siin on ju hunnik demagoogiat. Esiteks ei ole ju mitte mingit vahet, kas arvamuse esitaja on naine või mees või mustanahaline või valgenahaga või eestlane või lätlane. Sisu on see, mis on oluline. Rünnates kellegi sugu või muud tunnust tegelikult juhitakse sinu tähelepanu kõrvale sellest, mida on tahetud öelda. Teiseks, see, et asjad on kunagi ühte või teistmoodi olnud, ei tähenda ju seda, et ta peaksid seda ka täna nii olema. Taas kord proovitakse juhtida sinu tähelepanu eemale sisult ja panna sind mõtlema mingisugustele muudele küsimustele või emotsioonidele. Veel enam, kõige rohkem proovitakse sinu emotsioone selles näites mõjutada sellega, et öeldakse, et kui kehtestada automaks, tuleb kindlasti ka jalgratta või kõndimise maks. See ei ole ju loogiline. Või kui keegi seda väita tahab, peaks ta ka seletama, miks sellised asjad juhtuma hakkavad. Ka selles näites on päris palju demagoogiat. Hakkame kohe otsast peale. See on ju ilmselge hirmutamine. Saabub katastroof, kui te mind ei vali. See võib ju nii olla ja emotsioonid on oluline osa meie igapäevasest suhtlusest. Aga kas me peaksime tegema oma otsuseid emotsioonidest lähtuvalt või miks see katastroof siis tuleb?
seda võiks kõneleja meile ju ikkagi seletada, et me saaksime ise oma kriitilist mõtlemist kasutades otsustada. Teiseks, kõneleja proovib olla rahvamees. Ta ütleb, et valitsus on paha, aga mina olen hea. No ega ma päris täpselt siit ju aru ei saa, miks tema peaks olema parem kui juba valitsevad poliitikud, aga mida ta proovib teha, on juhtida tähelepanu kõrvale sellest, et ta sisust rääkida ei soovi. Ta proovib rääkida sellest, kes midagi on öelnud või milline tema on. Kolmandaks, see sõnavõtt on ju tohutult üldistav ja lihtsustav. Mis siis on see küllus ja õnn ja edu ja parem elu, mida see poliitik kavatseb tagasi tuua? Ta ütleb, et ta kavatseb teha kõike paremini ja elu läheb tohutult ilusamaks. Aga kuidas ta seda teeb ja mis see ilusamaks minemine siis tähendab, seda me teada ei saa. Ehk siis proovitakse sinu tähelepanu juhtida kõrvale sisult, rõhutades sinu emotsioonidele. Alati ei ole nii, et demagoogiat kasutatakse sinu mõjutamiseks. Mõnikord me teeme seda kogemata ka ise, sest me alati ei pane tähele, kuidas me miskit ütleme. Sinu jaoks on oluline see, et sa oskaksid demagoogiat ära tunda. Sest kui sa märkad, et keegi proovib sind mõjutada millegi muu kui sisuga, peaksid sa olema ettevaatlik. Selleks, et sellele vastu seista, pead sa julgelt ütlema välja, hei, sina oled kasutanud demagoogiat, see ei ole loogiline, mis sa just seletasid.